Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Nen kinkis mulle karabiini ja tahtsen padrunit ja õkkese tõi meile viini ja peli 4 vagunit. Mul karmanis on parabellu ja karmanis ka aatompomm. Ma sekkun iga ühe ellu, küll ei sekkunud onud on. Ju päike kuldab kevad peesid, lind laulab sini taeval. On riigimeestel pikad teesid, neist pooled musta mantli all. Et neeger piksima peab kingid ja ajalehti hõikama, siis mingem tapma Martin Kingit ja mingem rukkist lõikama. Nen kinkis mulle karabiini ja tahtsen padrunit ja äkki see tõi meremiini ja peli 4 vagunit. Mul karmanis on parabellum ja karmanis ka aatompomm. Ma sekkun iga ühe ellu, küll ei sekkunud onud on. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi ja oli meiega ka ansambel Ruja ja laulis rukkilõikusest, kuidas veli tõi 4 pagunit ja vend andis karabiini. Vana hea laul, aga juba ammu pole olnud nii tihedalt täis pikitud nädalat, kus sündmusi oli nii paksult, et jõua neile ainult järgi. Esmaspäeval saime teada Euroopa Parlamendi valimiste tulemused, kus oli suuri üllatusi. Siis teatas oma lahkumisest Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohalt Kusti Salm, siis tekkis suur arutelu selle üle, kust leida täiendavad 1,6 miljardit eurot. Laskemoona hankimiseks 3 riigikontrolörid teatasid, et Rail Baltic sõidab omadega sohu. EKRE ladvik lagunes ja see ei ole sugugi veel kõik. Aga me alustame sellest, et Euroopa Parlamendi valimiste tulemused olid, no vähemasti minu arvates, olid selline katalüsaator, mis lükkas korraga käima terve hulga erinevaid protsesse Eesti poliitikas ja ütleme nii, et kui kellelgi oli tagumiku all 3 jalaga taburet või oli tool, millel üks jalg oli juba murdumas, siis Euroopa Parlamendi valimiste tulemus andis sellele istumisvärgile sellise jalahoobi, et nii mõnigi poliitik kukkus pikali, mõni veel ripub kuidagi õhus, hoiab küüntega lauaservast kinni, aga arvata võib, et paari nädala jooksul me võime näha üsna teistsugust pilti, kui see Euroopa Parlamendi valimiste tulemused on settinud ja meie poliitmaastik on need endale omaks võtnud. Jah, ega väga suuri üllatusi, millel sa viitasid, ju tegelikult ei olnud, et see, et Isamaliidu kõige suurema kampaania koeri silitav ja palki kandev inimene pääseb parlamenti, oli ilmselt nagu ette näha. Tõepoolest, Reformierakonna puhul oli ka ette näha, tsiteerin nüüd peaminister Kaja Kallast, kes nägi seda ette juba eelmise aasta oktoobris, et Reformierakond saab 1 koha. Tal on selgelt nägija võimed, aga mis ta enda tuleviku kohta ütleb, ei oska midagi öelda. Jah, kõik teised teavad, aga tema veel ei oska öelda. Nii et tegelikult väga suuri üllatusi ei olnud ja Keskerakonnast läheb siis Euroopa Parlamenti Yana Toom, teise häältesaagi saanud inimene vähemalt. Niimoodi teatas täna erakonna esimees Mihhail Kõlvart. Tõsi, Mihhail Kõlvarti tänast avaldust reklaamiti välja ka niimoodi, et Mihhail Kõlvart teeb täna Keskerakonna volikogul tähtsa poliitilise avalduse ja midagi ei ole teha, uudise peaga hommikul üles ärgates ja seda uudist lugedes
et Kõlvart teeb tähtsa avalduse eile õhtul enne magaminekut seda lugedes, siis mõtlesin, et ei ole võimalik, aga oli ette teada, et mis see avalduse sisu on. Mina ei lähe, aga läheb Jana. Nii, aga sellega on siis selge, et loomulikult, et Mihhail Kõlvart peab jääma koju, tal on noor ilus naine, ta peab tegelema oma perekonnaga ja tegelema oma laiali jooksva ja laguneva erakonnaga, selles osas ei ole ta muidugi ainukene, kes selliste muredega parteijuht. No neid on veelgi jah, et ega siin on ju sellist mõõdukalt psühhopaatilise organisatsiooni nii-öelda nagu see EKRE oma sõnavõttudes on olnud, et sealt nagu lõppkokkuvõttes siis algul visati ja nüüd lähevad lihtsalt minema inimesed, kes soovivad ennast mingi aja jooksul ikkagi sellest taagast, mida nad on pidanud jagama kõikvõimalike makiavellilike skeemide nii-öelda, et kuidas kõik maailm on üles ehitatud, kui me kuuleme näiteks Martin Helme jutte selle tõttu, et kes on vaenlane ja kes on sõber ja mis seal tegelikult toimub. See on nagu mõnes mõttes nagu ulmejutt või ma ei teagi isegi kuhu kategooriasse seda maailmasüsteemi, millest nii-öelda meile erakonna EKRE siis esimees räägib nagu kategoriseerida, aga selle tulemusena on juhtunud ju parlamendis väga huvitav olukord, et nii-öelda jällegi, et nagu siin ka ennustajad ütlesid, et tuleb vaadata lihtsalt parlamendi matemaatikat ja tõepoolest, kui me seda teeme, siis tänasel hetkel on kõige suurem parlamendi erakond, Reformierakond, pluss sinna juurde panna siis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, siis mõlemast nii-öelda Reformierakonnast ei ole küll keegi veel lahkunud ega võib-olla ka ei lahku, neil on distsipliin hea, aga EKRE-st lahkunud pluss Reformierakond oma häältega kokku on juba vähemuses ehk alla 50%. Nii et parlamendi matemaatika ütleb meile järgmise küsimuse, millal siis saavutavad sotsid, Isamaa, E200 ja siis Keskerakond sellise leppimise, et lepitakse kokku, et hoiame seda Reformierakonda ja EKRE-t siis mõnda aega opositsioonis, sellepärast et EKRE-st lahkunud inimestel on tõepoolest vaja mõnda aega puhtas vees ujuda, et oma intelligentne näolapp taas endale ette manada. Ja see on täiesti tõsiselt võetavad ja väga asjalikke julgeolekuspetsialiste, kõrgeid riigiameteid pidanud isikuid, ajaloolasi ja kõikvõimalikke teisi tegelasi, kes võiksid, ütleme nii, et kelle puhul tekkiski mõnikord küsimus, et miks nad ikkagi on EKRE-s. Ega ma arvan, et neil endal tekkis ka, et neil endal on ka olnud see pikka aega meeles, eks ole, et nad nüüd leidsid nagu sellise leevenduse. Ja eriti ühe EKRE-st lahkunud isiku siis endise teabeameti ehk siis nagu luurekoordinaatori Ants Froschi puhul ma lihtsalt kogu aeg imestan, kuidas inimene, kellel on selja taga siiski selline karjäär ja selline informatsioon ja teadmised suudab istuda selles seltskonnas, kes vabandust, ma ei hakka siin iseloomustama, aga näed, saigi kõrini. Aga võimutolmuime on selline, mis pakub kõikidele nii-öelda selle ümberolijatele väga palju ahvatlevat ja ega need impulsid on ju hetke ajal, et ega me ju ei tea täpselt, mis inimeste sees on, aga mingil hetkel kogu see tõrvikusuits ja muu asi oli ju nii vägev, et tunduski, et veel ja vaata, et ongi kogu võim nende käes, aga jälle see on meie demokraatia tugevus, et hullus ei saa minna väga suureks ja seda võib ka soovitada Reformierakonnale, sellepärast et ega ju Reformierakonna nii-öelda ankur, mis hoiab teda ikkagi selle sügaviku kohal nimega Kaja Kallas on jätkuvalt ametis ja ega ma ei saa öelda, et kurb oleks, aga iseenesest ju õigel ajal tegemata otsus, valitsus jäi vahetamata ja nüüd ju helbitakse neid tulemusi ja ma arvan, et aina hullem, nii et ka Margus Tsahkna on välja öelnud, et jah, et ega tõenäoliselt nii-öelda suvi on see hetk, kus valitsus vahetub ja siin üks ennustus välja pakutud, et näeme pärast suve opositsioonis Reformierakonda koos EKRE-ga, mis on üsna ebameeldiv neile. Valitsuse vahetus ei tähenda tingimata seda, et vahetuvad koalitsiooniparteid. See tingimata ei tähenda seda. Ei, see tingimata ei tähenda seda, aga lihtsalt, aga vaata kui turbulentseks, nagu Priit ka ütles, turbulentseks pärast Euroopa Parlamendi valimisi kogu see elu siin on läinud, nii et nagu see turbulents nüüd kuidagi loomulikul moel pidurduks, kõigil on mingi okas hinges, kõigil on mingisugune tunne, et tuleks natukene nagu näidata koht kätte või isegi vaata, et kätte maksta ja ma arvan, et need impulsid poliitikas on täiesti tavalised, neid ei maksa üldse häbeneda, need tulevad ette. Ei ole siin mingit turbulentsust, konservatiivsus on täiesti olemas, vaatasin praegu 12.17 laupäeval homset EKRE kongressi, mis toimub Jõhvi kontserdimajas.
praegu on selle kongressi päevakord kõigile saadav. Võib-olla nad muudavad pärast saadet seda. Tervituse teeb Arnold Rüütel. Martin Helme esineb kongressil kõnega ja kuulake nüüd. Ettekande esineb kongressi erakonna esimehe kandidaat Silver Kuusik, vabandust. Kuusik visati parteist välja. Kavas on Jaak Madissoni sõnavõtt, Madisson lahkus parteist. Ja nii edasi ja nii edasi. No ei ole jõudnud veel uuendada veebi või uuendasid, aga see uueneb nii aeg. See ongi ju nagu tunnus selle kohta, et organisatsioon on kaotanud ja konservatism ka veebis ei suudeta uuendada tegelikult olukorda juba mitme päeva jooksul ehk et ütleme niimoodi, et küll sooviga lennata orbiidile ja olla valitsuses, lõpetab EKRE veel opositsioonis oma ürgse vihavaenlase sõida või Rüütlit, Kuusikut ja Madissoni kuulama. Saad aru, et õiged konservatiivid ei uuendagi oma veebikülge kuigi tihti, sellepärast neil on väga palju sellist vana head, mida tuleb säilitada ja seda ei visata lihtsalt minema. See on muidugi õige, see on nagu selles mõttes bittide taaskasutuse parim näide. Aga kui me räägime Eesti 200-st näiteks, siis Eesti 200, võiks öelda, et sai tünni või tünga nendelt Europarlamendi valimistelt, mindi sinna laulu- ja tantsuvideotega, keksiti kogu raha eest, nagu öeldakse, vastu ei saadud mitte midagi. Ei keksitud kogu raha eest, valimispidu ei olnud. No sellepärast kogu raha läks keksimise peale ära, ei jäänud midagi selle peo jaoks enam. Ja siis praegune erakonna esimees Margus Tsahkna, kes omakorda hiilgas ka eriliselt närvuse häältesaagiga, ütles, et tema juba ongi aasta tagasi öelnud, et tema kauemaks ei jää ja see on huvitav, kui palju on neid poliitikuid, kes kõike seda ette nägid, et Kaja Kallas nägi ette, et ainult üks, et Reformierakond saab ainult ühe koha ja Margus Tsahkna nägi ette, et ta on ainult ühe aasta seal. Ja see tähendab seda, et Eesti 200, kes on kukkunud juba mitmetes uuringutes, kukkunud allapoole valimiskünnist ja jäänud alla ka parempoolsetele, kes üldse parlamentis esindatud ei ole, on juba sellises olukorras, et nüüd tuleb valida uuesti, ma ei tea, keegi edasi-tagasi, Hussarist juba vabaneti, Kristiina Kallas võib-olla ei taha enam sinna astuda, kuna ta peab tegelema haridusprobleemidega, kui selline valitsus peaks jätkama. Nii et Eesti 200 on kuidagi purjetanud sellisesse sadamasse, kust väljapääsu ei ole ja see ongi just nimelt see, mida ma muuhulgas ka mainisin, et need Europarlamendi valimised on katalüsaator, mis lükkab käima need asjad, mis vahepeal vindusid. No seda võib ju öelda ka juba algusest peale, et olen ise öelnud ja väga paljud teisedki, et kõik erakonnad, mis algustavad sellega, et kõik, mis senini on olnud, on vale. See, mida meie teeme, on täiesti uus. Meil on olemas väga pikk ja muu plaan. Me teame täpselt, kuidas majandus käima panna, ehk et sellised, kuidas ma ütlen, nagu ka kergelt luululised ja isegi mõnes mõttes nagu niisugused hullumeelsed jutud, et mis mõttes, et varem ei ole mitte midagi tehtud, mis mõttes kõik on valesti tehtud. Ei ole olemas ühiskonnas, mis üldiselt on ju täitsa normaalne, vaatate aknast välja, suhtlete inimestega, ei ole ju siin mitte mingisugust veel hullust, aga et kui keegi tuleb väänama ja ütlema, et kõik, mis on varem olnud, on valesti, siis loomulikult hetkeline huvi selle vastu tekib, aga nagu me täna oleme näinud, kõiki nende ministreid erinevates ametites on nad ikkagi osutunud toslemiteks. Ehk et ei ole toime tulnud ühe, teise ja kolmanda küsimusega, kuuleme aega juba juttu sellest, kuidas kohe hakkab majandus kasvama, kuidas me lahendame haridusprobleeme, aga tegelikult tulemust ei ole, sellepärast et liiga palju on kritiseeritud ja liiga palju on neid, kes ei taha nendega koostööd teha, ütleb lihtne analüüs, sellepärast et kui sa oled enne valimisi kellegi näol täis sõimanud, et ta ei ole millegagi hakkama saanud, mis koostööd sa temaga teed? Mikk Salu kirjutab Postimehes sel nädalal väga selge pealkirjaga loo, selle koalitsiooni aeg on läbi. Ta võtab kõik need erinevad asjaolud kokku ja ütleb, et nii Kaja Kallase kui kaitseminister Hanno Pevkuri poliitiline krediit on otsas, task on tühi, neil puudub see poliitiline autoriteet, mis võimaldaks neil läbi viia uusi suuri poliitilisi muudatusi või mingisuguseid pöördeid, vastu võtta olulisi otsuseid, kuna selle protsess on lõppkokkuvõttes see, et kõigepealt peab see idee olema ja seejärel tuleb rääkida koalitsioonikaaslastega, tuleb need asjad kõigile selgeks teha ja siis jõuda ühistele otsustele. Aga kui tagumik on juba nii tuline või ütleme
kere on hele, siis ei tule nendest asjadest midagi välja, nii et tegelikult me jõuame jälle selle teema juurde, mida me siin oleme pikalt arutanud eelmistes saadetes, et ootus jätkub, kas Kaja Kallas läheb Brüsselisse, millise ametikoha ta endale saab, kas ta saab kõrge välisesindaja koha, sellele kohale on ka teisi kandidaate, kuidas üldse jagunevad siis Euroopa Parlamendis nende võimsate suurte riikide toetused ja tegelikult on ka see praegune Eesti Vabariigi valitsuse närune olukord on otseselt seotud sellega, liiga kaua istutakse, liiga kaua oodatakse, mida siis peaminister õieti teeb ja et siis teineteisele kõrri karata, sellepärast kui me vaatame kas või ainuüksi Reformierakonda, siis me näeme seal kahte poolt, näeme Hanno Pevkuri poolt ja siis näeme Kristen Michali poolt, kes mõlemad hakkavad siis, vabandage väljendust, lõrisedes teineteise karvkatte trappima selleks, et ise pääseda võimule. Siin ka lihtne soovitus. Eesti riigi huvides jätke palun EKRE ja Reformierakond opositsiooni, sellest paraneb kõigi olukord ja taas, eks ole, seesama asi, et ma arvan, et lõppkokkuvõttes ju jälgivad kõik ka huviga seda, mis Eestis toimub ja ma usun, et see lootus, et Kaja Kallas endale mingisuguse kõrge ameti välja maletab, kabetab, ma arvan, kahaneb. et see võimalus on täiesti olemas, aga klaarime veel sellega ära, et vaata, eelmisel laupäeval, Priit, sa mainisid ka Andrus Ansipit kui võimalikku peaministrit, et Ansip seepeale teatas nii kategooriliselt, et ta ei asu, nii et ma arvan, et sellest tema kategoorilisest avaldusest on raske taganeda. Huvitav, et sul on nagu poliitikute jaoks eri lahtrid, et kui ma siin meenutame, et kas ma olen tihemini öelnud, poliitik pidas sõna või see, et poliitik ütles midagi, mida te kavatsenud teha, siis seda teist varianti on palju rohkem. Ei, sa mainisid teda kui ühte võimalikku ütleme niimoodi. Aga ei, ma ei tahtnud öelda mitte seda, mida sa mainisid, vaid tahtsin öelda Ansipi reaktsiooni, et sellele reaktsioonile, et never more, et mitte kunagi enam on raske nüüd vastu vaielda, et ilmselt ta ei saa sellest taganeda. Tema ei ole Ainar, inimese olemus, sügavam olemus on keegi meist peab olema ka nii-öelda puhta ja pehme südamega. Jaa, aga inimese olemus on... Laske tulla, ülejäänud 5 minutit, palun. Ei, mis ülejäänud, mis 5 minutit. Ma lihtsalt lühidalt võtan kokku ja ütlen, et ega tegelikult vaata inimese puhul on nagu see lugu, et meie aju areneb niimoodi, et osa asju areneb väga kiiresti välja ja kõige pikemalt, mida ei mõjuta geneetika, vaid mida mõjutab kultuur ja kõik muu selline, on ajukoor, otsmiku ajukoor, mis areneb 25-30 aastat ja see õpetab meid tegema ühte asja. Doktor Strandberg, kas sa paned mulle diagnoosi? Ei, mitte sulle, vaid Ansipile, et kui keegi ütleb midagi väga kindlalt ja ta on poliitik, siis ta on õppinud elu jooksul nii filigraanselt valetama, et mitte ühtegi juttu, mida nad välja ütlevad. Ma tahan öelda seda, et see, mida Ansip öelnud on, ei tähenda mitte midagi. Nagu Priit ka ütles. Ma olen tõesti sinisilmne, kui keegi poliitikutest absoluutselt kategooriliselt ütleb midagi, siis ma usun, et mõnda aega see ka nii on. Ja täpselt, vot nüüd tulebki mõnda aega ja see aeg ongi täpselt seesama asi, et ma arvan, et ka Ansipi tunnetus on nii hea, et ta pigem saab aru, et see erakond on minemas selle suve jooksul opositsiooni, no mida ta lubab sinna. Ehk et oluline on tulla õigel hetkel välja, kui kogu nii-öelda pruun sodi on laiali paisatud ja valges ülikonnas tulla kõigi ette siis, kui on õige aeg. Mis ei tähenda seda, et ta mitte ei valeta, vaid räägib konteksti kohast juttudel. Just nimelt, ja see, kui me hakkame siis kuidagi hakkame mitte planeerima, aga projitseerima seda, milline see uus valitsus ja uued tegelased siis olla võivad, et siis me jõuame ikka välja jälle sellesama olukorrani, et mis toimub Reformierakonna juhatuses. Ja Reformierakonnal on nüüd kohti nii palju, et nad võivad seal istuda kuni mitte viimse päeva laupäevani, aga kuni järgmiste valimisteni ja seal juhatuses on 2 kiltkonda. Ühed on need, kes on Kaja Kallase taga ja teised, kes ei ole Kaja Kallase taga, aga omakorda need 2 kiltkonna omavahel ka ei saa läbi, nagu ma ütlesin, siis Kristen Michali ja Hanno Pevkuri seltskonnad ja kui vaadata seda, mis siis viimastel päevadel poliitmaastikul on toimunud, et me jõuame sellest riigikaitse teemast veel rääkida, aga üks minu jaoks täiesti tundmatu riigikaitsekomisjoni liige Kristo Enn Vaga
tõstke käsi, kes on temast varem kunagi kuulnud. Eile kuulsin, nimi jooksis läbi. Esimest korda, ma vaatasin järgi, kas Kristo N on Kristo N punkt või ongi N, on N. Just nimelt. On andnud siin Kuku raadios ka mitu intervjuud. No näed siis, jah. Vot just sel ajal on raadio kinni olnud. Aga Kristo N väga siis esitas saatis nii-öelda kirja ja avalikkusele loomulikult tänapäeval poliitikat tahetakse ka avalikkuse kaudu ja võttis väga seisukoha, et kujunenud olukorras peaks kaitseminister Hanno Pevkur võtma vastutuse tagasi astama. Jätame selle nagu kaitsetemaatika kõrvale, et see on, et miks siis härra Vaga ütles korraga, et Pevkur peaks hakkama tagasi astama. Mitte Kallas. Ja mitte Kallas, kuigi ka seda nõuti siis valitsuse pressikonverentsil, aga asi on selles, et härra Vaga on heades suhetes Kalle Laanetiga, Kalle Laanet omakorda heades suhetes Kristen Michaliga. Ja siin me näemegi seda, et kasutades ära ühte täiesti teist teemat, on toodud siis poliitilisele mängulauale üks uus, ma ei tahaks öelda, et ratsu, võib-olla see on lihtsalt selline uus kabenupp, mis tegelikult siiski mõjutab seda üldist olukorda ja nihutab seda tasakaalu kuskile teisele poole. Üks hästi naljakas poliitilise kommunikatsiooni nõks on viimase poole aasta jooksul minu meelest täiesti levinud. On see, kui keegi poliitikutes sotsiaalmeedias postitab viitega sellele ja tollele, et see avaldati erakonna siselistis, ehk siis erakonna siselist on tegelikult nagu online ajaleht, et kõik võivad seda lugeda, aga need viited on nii metsikult suured. Täpselt samamoodi Kristo N. Vaga siselistis kirjutas, kohe pärast seda oli see sotsiaalmeedias, kõik kommenteerisid ja edasi, ja väga paljud teised, ehk siis jätke see siselisti jutt nüüd nagu järele. Saatke kohe meile. Ja, et igas... Ja siis jääb jälg külge, ma just ütlengi igas erakonnas on lisaks siselistile veel mitu väiksemat siselisti väiksemale arvule inimestele, mis niimoodi ei leki, täpselt samamoodi on Postimehes, ja Kuku raadios, et ei... Aga selle erinevusega, et meil ei leki ükski list. Aga meil ei leki ükski list. Valitsus meie liste ei loe. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd, ma ei tea, kas need on nüüd karmimad teemad, aga igal juhul need on sellised mehelikud ja sõjaväega, kaitseväega seotud teemad. Selle nädala alguses puhkes suur skandaal, seda võib tõepoolest nüüd nimetada skandaaliks. Selle põhjal, et Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm otsustas ameti maha panna ja tõi avalikkuse ees välja ka need põhjused, miks ta ameti maha paneb ja selle põhjuseks oli siis temalt sõnade järgi see, et valitsus ei ole võtnud kuulda kaitseväe ja kaitseväest tulnud ettepanekut kulutada täiendavalt 1,6 miljardit eurot laskemoona ostmiseks lisaks seni juba tehtud eelarvetele ja seni tehtud lepingutele. See number ei olnud laest võetud, seda numbrit arvutati juba möödunud aasta lõpus väga põhjalikult välja, sellega tegeles kaitsevägede juhataja Martin Herem, uus kaitsevägede juhataja, kes peagi astub ametisse, Andrus Merilo ja veel mitmed eksperdid, kes siis rakendasid teatud uut sorti metoodikat selleks, et välja arvutada, kui palju laskemoona Eestil sõjalise konflikti puhul Venemaaga tegelikult vaja läheb ning et kuna senised laskemoona arvutused on erinevates NATO riikides erinevad ja võib-olla iga kord polegi päris aru saada, et millele need arvutused põhinevad. Aga nüüd tehti siis nii, et selle uue arvutuse tegemiseks võeti ette selliste Vene vägede prognoos, mis võiksid siis Eesti piiri tagant Eestit rünnata, vaadati, kui palju neid seal on, millised relvaliigid, kui palju on erinevaid seadmeid, inimesi, tanke, lennukeid, rakette ja nii edasi ja arvestati siis, kui palju läheks nende elimineerimiseks tarvis laskemoona erinevatele sõjapidamisvahenditele, arvutati see vastava päevade arvu, löödi vastava päevade arvuga üle ehk korrutati, kui palju seda vastupanu aega peaks olema, nii et Eesti jõuaks oma liitlaste ees selle esimese löögi vastuvõtmise ära teha ja selle tulemusel saadi üks number, mis tegelikult on palju suurem kui 1,6 miljardit, aga see 1,6 miljardit on selline sanitaarmiinimum, hügieen ja seda
numbrid, siis Kaitsevägede juhataja ja Kaitseministeeriumi kantsler on tutvustanud siin kevade lõpu ja suve alguse jooksul riigikaitsekomisjonis mitmetele rahandusministrile ja kaitseministrile, aga siiamaani ei olnud siis sellele ettepanekule sellist arusaadavat ja selget vastust ja Kusti Salm otsustas siis panna ameti maha, et sellele olukorrale tähelepanu tõmmata ja peab ütlema, et tähelepanu tõmmata tal tõepoolest õnnestuski. Sellest on räägitud terve see nädal. Jah, Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm muidugi põhjendas oma lahkumist natuke laiemalt kui see müstiline number 1,6 miljardit, mis on väga suur number, aga sellest kindlasti jõuame rääkida. Kusti Salmi lahkumisest on tegelikult sosistatud juba mõnda kuud, te teate seda sama hästi kui mina, aga Kusti Salm tegelikult oma lahkumise põhjusena esitas kaitseinvesteeringute ujumist kusagil. Isegi mitte niivõrd seda 1,6 miljardit, vaid pigem seda, et nii Kaitseväe juhataja Martin Herem kui ka tema ise on rääkinud kaitsevajadustest riigikaitsekomisjonis, valitsuses, Reformierakonna fraktsioonis, väliskomisjonis, kaitseministri juuresoleku rahandusministrile, kohtunud sotsidega, siseministriga ja nii edasi, nii et see ei olnud kellelegi üllatus ja kui nüüd peaminister ütleb, et ohoo, et ta loeb sellest vajadusest ja sellest arvust ajalehes, siis on see vabandust väga selge vale. See on lihtsalt vale, et ta loeb sellest ajalehest või siis tõepoolest on peaminister pidanud nendel istungitel, kus ta on viibinud ja kus on riigikaitsekulutusi arutanud, pidanud tegelema samal ajal kohe ees ootava järgmise kohtumisega või millegi muuga. Täpsustan, et lahkuv Kaitseväe juhataja Martin Herem on öelnud, et peaminister Kallasega ta ei ole seda rääkinud. Ehk et siin nagu sellist ebaselgust on üksjagu, aga asjale otsa... Ma viitan sellele, et kaitseminister, rahandusminister ja nii edasi on olnud selle diskussiooni juures, et kas siis tõepoolest... No aga seda enam me saame ju kinnitust jutt ei ole 1,6 eurost. Ja seda enam saame me kinnitust lihtsale asjaolule, et Reformierakonna enda sisemine kommunikatsioon on nii upakil, et isegi sellist asja nagu probleemi ei suudeta kajastada või valetatakse selle peale. Sa lihtsustad, loomulikult peaminister teadis. No, seda hullem, kui see on nüüd veel valetamine. Aga tuleb veel korra Kusti Salmi juurde tagasi, et 6 aega tagasi sai ta aasta eurooplase aunimetus. Just see, ma imestangi selle üle hetkel, et aasta eurooplane nüüd ühtäkki ju, ega siis Kusti Salm ei ole eile sündinud. Kes oli aasta eurooplane aasta enne Kusti Salmi? Pole aimugi. Kaja Kallas. No võt, need 2 eurooplast omavahel. Kindlasti saavad nad hästi läbi, aasta eurooplased ikkagi. Aga ma mõtlen nagu lihtsa asja peale, et Kusti Salmile ei peaks ju üllatusena tulema asjaolu, et valitsused vahetuvad ja liiguvad ringi inimesed nagu autobussiliinid, eks ole. Et üks läheb, teine tuleb ja lõpuks tuleb see sama, mis just läks ja reisijadki on lähedased seal kogu aeg peal. Ja ma mõtlen nagu selle peale, et mis temaga siis juhtunud on, et nüüd nagu sel moel nii-öelda, kuidas ma ütlen, närv ära läks ja piltlikult öeldes ju olukord, mis on kuumaks köetud siin idapiiril, Euroopa idapiiril Vene suhetega, on ikkagi nii tõsine, et ma kujutan ette, et kui inimesel, kellel vastutustunne oleks selle eest, mida ta teeb, elaks ka selle üle, ehk et kui ta on läbi põlenud, peaks ta ütlema, et ma olen läbi põlenud ja ei suuda enam seda teha, aga see segadus, mille ta üles keerab, on ju tegelikult inimestes hirmu külvav. Et me näeme juba teist kõrget kaitseametnikku, kõigepealt siis Martin Heremit enneaegselt lahkumas, nüüd ka Kusti Salmi lahkumas, tohutu nii-öelda süüdistusega, et meil ei ole raha, me ei suuda ennast kaitsta ja kindlustada. See ei ole päris selline, kuidas ma ütlen, ei riigimehelik, ei aasta eurooplasele nagu sobilik käitumine, mis ei tähenda seda, et kõik oleks õige ja hoopis teistmoodi, nagu Kusti Salm kirjeldab, aga märgina, see ongi nagu, et kõrge ametnik vastutab ennekõike ühiskonna heaolu ja selle eest, et inimesed endast saaksid julgena tunda praegusel hetkel see segadus, mida nende puht personaalsete, ma arvan, solvumisel põhinevate, mis te ei kuulanud mind, ma ju rääkisin, et on raha vaja ja teie ei andnud.
et see on lapsik ja minu meelest on see ohtlik ja iseenesest mida kiiremini see valitsusstruktuur muutub kõigis oma ministrites ja kõigis oma olemustes, seda parem. Siin on, tuleb ühte asja silmas pidada ja see on see, et Kusti Salm Kaitseministeeriumi ametnikuna ei saa rääkida nii, nagu meie siin raadios räägime ja ei saa rääkida nii, nagu poliitikud. Need on erinevad tasandid. Aga ometi ju täna räägib niimoodi. Sellepärast, et ta ütles, et ta astub tagasi. Jaa, aga ta astub tagasi selleks, et rääkida, mitte selleks, et inimesi kaitsta. Palju tähtsam on see 1,6 miljardit selles mõttes, et Eesti kaitsekulud on NATO kõige suurem, üle 3,3% SKP-st järgmisel aastal. 1,6 miljardit ei ole väikene raha ja arvestada tuleb ka sellega, et relvasüsteemide ja moona hankimine ei ole niimoodi nagu nurgapealsesse leivapoodi minek, et ohoh, et eile oli siin 4 sorti leiba, et täna seemnetega leiba ei ole, et huvitav, kus see on, ma ostan siis mõne teise leiva. Relvasüsteemide ja moona hankimine võib võtta aastaid, aga 1,6 miljardit, kui me vaatame seda, et puudujääk järgmiseks aastaks, millel ei ole leitud mitte mingisugust katet senises valitsuses, on kõvasti üle miljardi, siis on see tõsine probleem. Ja ma arvan ka, et ainult nüüd avaliku sektori kokkuhoiust ja lihtsalt kokkuhoiust ja mingite tegevuste ärajätmisest seda raha kokku ei saa, selleks tuleb teha uus maks. Seda, jah, võib-olla maks, võib-olla midagi muud, võib-olla on muid erinevaid variante, aga ühte asja tuleb siin nagu veel, mul jäi lõpuni selgitamata. Ametnik ei saa rääkida nii, nagu saab poliitik. Ametnik on ametnik ja tema allub korraldustele ja Kaitseministeeriumi kantsler töötab kaitseministri alluvuses. Kui Kaitseministeeriumi kantsler tahab midagi edasi öelda, siis ta kooskõlastab seda kaitseministriga. Nüüd me oleme näinud, et kaitseminister on saanud kõiki neid andmeid nii Kaitseväe juhatajalt, kui ta on saanud neid ka Kaitseministeeriumi kantslerit, aga tegelikult nüüd miskipärast meile ei ole need justkui nagu kuhugi jõudnud veel, sellepärast et peaminister ütleb, et tema sellest midagi ei tea. Nüüd meil selles üldises diskussioonis räägitakse, või öeldakse Kaitseväe juhatajale Martin Heremile, aga miks te ei saatnud siis, miks see peaminister ei rääkinud? Vabandage, Kaitseväe juhataja on kaitseministri alluv, ja ta on samuti ametnik. Ametnik ei saada peaministrile mingisuguseid meile. Ei ole võimalik. Ja see on üks asi, millest siin nagu ei taheta aru saada. Et nad erinevad tasandid. On poliitikute tasand, see on kaitseminister, see on valitsus, see on peaminister, on ametnike tasand. Ja nad selleks, et nagu rääkida, selleks ametnik, kas peab küsima luba või peab lahkuma ametist. Ja ka see, et Martin Herem praegu räägib väga avatud kaartidega, kuidas Eestit peaks kaitsma, milline see uus kaitsekontseptsioon võiks olla, kas seda võimaldab talle ainult see, et ta varsti lahkub ametist. Vastasel korral ta ei saaks seda rääkida, siis ta läheks vastuollu kaitseministriga. No kui see on nii ja oletame, et see on nii, siis aina rohkem saame me kinnitusi selle kohta, et Kartaago tuleb hävitada, ehk et tänaseks hetkeks oleme me jõudnud kõikide väliste tunnustega ka, no ütleme, kui tõesti Salm ja Herem ennast salgavalt ameteist loobuvad selleks, et tõtt rääkida, siis seda rohkem on meil kinnitust selle kohta, et valitsus on omadega nagu umbe läinud ja huvitav, kui nüüd kogu selle nii-öelda olude peale, no ma ei kujuta ette, kui kiiresti poliitikud reageerivad, aga kui nüüd näiteks lähinädalatel tõepoolest valitsust umbusaldataks, kas siis ka valitsuse partnerid, tänased koalitsioonipartnerid teeksid sama asja, et noh, nüüd see asi selgeks saaks, sellepärast, et ühiskonnana enam seda ummikseisu on üsna raske ju taluda, sellepärast, et Ukrainas venelased tapavad edasi, nad näitavad aina jõulisemad, kui ükskõik on neil enda inimeste elud ja kõik muu selline, neil on ladudes tohutult nii-öelda vanu pomme, tanke ja muid asju ja selles mõttes selline ängistav tegevus ja sellele selgepiiriline vastuseismine on täna ju möödapääsmatu. Ja me näeme, et valitsus ka neis küsimustes, mis on nagu julgeoleku küsimused, on armetu, saamatu ja ütleb, et aga ma ju tegin seda ja teist asja ja mind ju kiideti BBC-s ja CNN-is ja ma olin tubli. Tublide inimeste ajast on möödas, tegusaid inimesi on vaja. No jah, tänasel valitsusel ei ole poliitilist kapitali tõepoolest teha selliseid kardinaalseid otsuseid, aga ma ei kujuta ette, et kust leida 1,6 miljardit ilma
täiendava maksutõusuta selleks, et osta lähiaastatel vajalikku relvastust ja moona, see on ikkagi väga keeruline, 1,6 miljardit. See ei ole üldse, meie ei pea seda 1,6 miljardit siin kuskilt otsima. Need on erinevaid võimalusi. Martin Herem on selgelt öeldud, tegelikult see vajadus, see summa on palju-palju suurem. See 1,6 on selline sanitaarmiinimum. Kuidas seda leida? Kas see on mingisugune riigikaitselaen? Kas need on riigikaitseobligatsioonid? Kas on võimalik kokku leppida, mitte kõike seda välja osta, vaid leppida kokku mõne sõbraliku naaberriigiga, öelda, et ostke meile neid asju 100 tükki, meil ei ole praegu raha, aga siis, kui vaja on, siis me küsime teie käest, maksame lauavarud kinni ja pärast paugutamist maksame teile kõik kinni. Kordan üle, et ei ole nii, et ostan kohe täna. Ja ei, me saame aru, et seal on probleeme palju, aga kuidas inimesed ostavad endale kodusid, mis maksavad rohkem kui nende aasta sissetulek, ostetakse laenuga. Ja täpselt samamoodi on ju see, et kui me ka lepime kokku mingisuguse obligatsiooni või võlakirja või maksukaitse otstarbeks ja oletame, et me tahame teha üsna lühikese aja jooksul näiteks kulutusi mitte 1,6 miljardit, vaid näiteks 10 miljardit, mis nagu tagaks tõepoolest nagu tehnoloogiliselt võib-olla meie julgeoleku, siis see 10 miljardit jagatuna riigi võetava kohustusena näiteks 50 või 30 aasta peale ei tähendaks möödapääsmatult ülisuurt maksutõusu, vaid see ongi riigi finantside haldamise oskus, mida tänaselt rahandusministrit ja valitsuselt on raske oodata. Nii on, ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkab. Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi ja nagu sellest kõigest veel vähe oleks, millest me juba rääkisime, siis sadas meile kaelasel nädalal ka tõeline külm dušš Rail Balticu teemadel. Nimelt omal ajal kunagine, praegune Eesti Vabariigi president, toonane Eesti riigikontrolör Alar Karis algatas sellise protsessi, et 3 Balti riigi, Läti, Leedu ja Eesti riigikontrolörid ühiselt võtaksid siis ette ja nii-öelda auditeeriksid Rail Balticut, et saaks aru, et saaks suure pildi ette, mis siis tegelikult toimub. Ja nüüd on Alar Karisest saanud lugupeetud vabariigi president, aga 3 riigi riigikontrolörid esitlesid siis oma tulemusi ja võib öelda, et vabandage, miks me selle jamaga tegeleme? Miks me tegeleme selle ühe rööpmepaarilise mitte kuhugi viiva raudteega? Mul tõesti ei ole sõnu. No jah, miks me tegeleme? Sellepärast, et me tegeleme ja tegelikult tegevusi on tehtud ju väga palju ja ka tulemuslikke. Näiteks leedukad on ju juba mõne aja eest jõudnud omavahel kokkuleppele, kus see trass peaks minema, kas Kaunasest või Vilniusest ja nii edasi. Neil oli tükk aega see vaidlus, aga me rääkisime siin pikalt 1,6 miljardist, mida on minimaalselt vaja lähimatel aastatel kaitsekulutusteks. Siis Rail Balticu puhul me räägime hoopis teistest summadest. Me räägime 1,8 miljardist Eesti puhul lähimatel aastatel, 4,4 miljardist Läti puhul, 4 miljardist Leedu puhul ja nii edasi. Ja 3 riigikontrolörid ütlesid otse välja, et õigeaegse rahastuse saamine on erakordselt kahtlane ja järelikult ka selle sinu poolt, Priit, viidatud ühe rööpmepaariga raudtee, mis peaks meid viima Tallinnast Berliini, vahepeatustega siis Pärnus, Kaunases, Riias, Kaunases ja Varssavis, ehk siis suur küsimärk. Hinnanguline maksumus, ma kordan, Rail Balticu hinnanguline maksumus 3 Balti riigikontrolöri hinnangul on 4-kordistunud. Just, et ega see ongi ju asi, mille eest ka hoiatati, see on asi, mida me nägime siis, kui ametnikud salatsedes, kellest mõnest täna on saanud ju tegelikult ka ministeeriumite kõrged juhid kantslerite näol, rääkisid meile, kuidas kõik on väga hea ja tegelikult kõik need, kes kriitiliselt ütlesid, et vabandage, et mis asi on väga hea. Kuni selleni välja, kui tuli otsus, et see raudteega elektrifitseeritakse, küsisid, et mis mõttes elektrifitseeritakse, et miks me ei sõida seal näiteks mingi muu kütusega, pidades vesiniku silmas, ja kuni trassi valikuni, et see läheb läbi Pärnu.
mis mõttes küsisid inimesed läbi Pärnu, miks ta ei lähe läbi Viljandi, kus Pärnust ja Tartust on sinna sama tee ja inimesed või läbi Tartu. Või ka läbi Tartu ja öeldi, ei, see on kõik planeeritud ja nii edasi. No, Tartu-Riia rong nüüd hakkab sõitma pärast. Ehk maastik on üles küntud, kõik loodavad saada sealt oma tulu, kuna on avanud järjest rohkem ja rohkem karjääre ja minu meelest on tänasel hetkel selle Rail Balticuga see seis, et kui öeldakse, et Rail Baltic on Euroopa jaoks huviline või huviobjekt ja väga oluline asi, siis me peaksime panema käed puusa ja ütlema, vabandust, meie jaoks see ei ole, kui te tahate, et see on, siis palun makske see kinni, aga meie jaoks on see üks paras nii-öelda silmapette, silmamoondus ja petukaup ja see petukaubaks olemine tuleb selgelt välja tuua, sellepärast et loomulikult väga paljud nii-öelda eraisikud, ettevõtted ja mis iganes, pagan, meie jääme ju töötuks selle tõttu, kui me seda lõpuni ei ehita, aga tänasel hetkel selgelt öelda, et see käib meile üle jõu, sellist otsust pole vaja enam pikalt üleval hoida, viib lõppkokkuvõttes, kui me kahtlustame seda või mõned kahtlustavad, et Euroopa Komisjonil on mingisugune jutumärkides salaplaan sellega, siis köhitakse Euroopast välja see puuduv raha ja tegelikult me saame ka töökohti ja kui see ei ole plaan, kui see on väljamõeldis, kui see on lihtsalt selline petukaup, millega kaasa mindi, siis see lõpeb õigel hetkel ära ja meil jääb tegemata mõttetu kulutus, mis oleks üsna arukas samm. Minule väga meeldib rongiga sõita ja tõepoolest õudselt kihvt oleks rongiga, mis sõidab 200 või natuke rohkem kilomeetrit tunnis, sõita siit sellest pole midagi enam järgi jäänud. Või Varssavisse, aga sellest ei ole tõepoolest midagi välja jäänud ja Rail Balticu tasuvusanalüüsi tulemusena viidati 76 riskile, millest üks riske muide oli see, et kui see raudtee valmis saab, siis tulevastel operaatoritel võib selle vastu puududa huvi ja turunõudlus on väike, kuna sellel liinil ei sõida piisavalt siis ronge, mis veavad kaupa ja veel vähem sõidab seal ilmselt ronge, mis on pungil reisijatest. Vaadake, mis on ju rööbiti toimumas, kui me räägime reisijatest, siis ju järjest rohkem arendatakse autode isejuhtimist. No Tartu-Tallinna rong on reede õhtuti küll täis. Ja, aga ma tahan ka öelda seda, et pikkadel vahemaadel ei ole välistatud see, et mingil hetkel on isejuhtimistehnoloogia nii hää, et sa tõepoolest oma elektriajamiga autoga võid rahulikult seal nii-öelda salongis magada ja ennast hästi tunda ja see sõidab mingisuguse... No, kui sa juba praegu paari aasta vanuse sellise suhteliselt moodsa autoga sõidad. Ehiteks sa lülitad sisse sõiduridade jälgimise süsteemi, siis sa lülitad sisse automaatkiirum, siis hoiab sinu piki vahet eelneva autoga, pidurdab, kiirendab nagu on ja kõik, mis sa pead tegelikult tegema, lihtsalt hoiad käsi roolil, seepärast muidu hakkab see asi piiksuma, aga tegelikult sa võid mööda korraliku maanteed sõita niimoodi tundide kaupa ja see ei ole mingisugune Tesla, millega, ma ei ole küll proovinud, aga nagu mulle väidetakse, et näiteks Lõuna-Eesti käänulistel teedel võib lasta Teslal täiesti rahulikult automaatpiloodil sõita ja ta sõidab väga ilusti need teed. Ja see ongi ju, ütleme, isejuhtimise tulevik, mis on energeetiliselt efektiivne ja mille jaoks ei ole vaja muud infrastruktuuri üle pidanud kui neid samu maanteid, mida on ka ju ehitatud. Ehk et Rail Baltic on olnud viimasel hetkel veel sellise vaimustuse, raudteevaimustuse kõrghooajal tehtud nii-öelda kaval otsus ja ega me näemegi seda, kuidas meile on lihtsalt kaela määritud mingi asi, mis on tõenäoliselt meile vähem olulisem olnud kui Euroopa Liidule, ametnikud on sellesse kaasatud olnud ja kõik nad on mingit lollakat mesijuttu meile rääkinud ja avalikkusele, nii et nüüd oleks vaja kõik need kuningad ja muud inimesed nii-öelda ette võtta ja küsida, et aga mida te rääkisite, miks te seda rääkisite, kas te ise ka uskusite või teil oli lihtsalt nagu öeldud, et te peate uskuma sellesse. Algses ideaalis, Marek, oli ju Rail Balticu idee suurepärane. Millest see küll väljendus? Ei räägitud üherööpmelisest raudteest, mis on iseenesest jama, vaid ikkagi sellest, et liiklus ei jää raudteel seisma, kui Rail Balticu rongid vuhisevad siit põhjast lõunasse või lõunast põhja poole. Teine asi on kiirus, mis on ka oluline, sest et autoga või bussiga sõites, me oleme sõitnud auto või bussiga, eks ole, Tallinnast Riiga, Tallinnast välja sõit võtab 30-35 minutit, Riiga sisse sõit võtab 30-35 minutit, ehk siis tegelikult üle tunni aja läheb ainuüksi linna sisse sõit, mis rongide puhul jääb ära ja nii edasi. Ideaalis oli ju kõik väga suurepärane.
ja nagu ikka on ideaalis kõik, sel nädalal näiteks ideaalis me otsustasime, et me ehitame endale tuumajaama, mida olemaski ei ole, öeldes, et see ei ole mitte tuumajaama ehitamine, vaid selle seaduslik ettevalmistamine. Marek Strandberg, roheline, kunagine roheline, ei olnud otsust, et me ehitame endale ei olnud tuumajaama. ka otsust alguses, et ehitatakse Rail Baltica, räägiti mingit ääriveeri juttu ja oli tehti vastu. otsus, et selle teemaga minnakse ja tegeletakse algul edasi. oli ka, et Rail Balticaga minnakse edasi. Ma kordan, otsust, et Eestisse ehitatakse tuumaelektrijaam sellisel kujul ei ole. Kuulaja valesti aru ei saaks. Jah, aga ega see lõpp on umbes sama nagu Rail Balticas. Ja ma no ei tule. Tuleks korraks selle Rail Balticule tagasi, et mul on üks aspekt veel, et vaadates siin, mida siis meie ministrid ütlevad, et Eesti ministrid ütlevad, et nad on seda meelt, et kui raudtee tuleb igal juhul, pole variantigi ja et meie ei saa olla nii, et läheb kallimaks ja riik olgu hea ja andku raha, lisas Võrklaev, meil on 2 miljardit puudu, aga meil on plaan täitsa olemas. No tore, nüüd siin on mingi plaan on olemas, aga see, mis mulle tundub selle Rail Balticuga on veel see, et see on muutunud hiigaslikuks selliseks soustirongiks ja lobikausiks, et see ehitus pakub siis ettevõtmiste tööd ehitusettevõtetele, tee-ehitajatele, karjääride omanikele, arhitektidele, joonestajatele, metsatööettevõtetele, rongiehitajatele ja need üle Euroopa, et see on, need suured hanked tuleb teha üle Euroopa, see on tohutu hulk inimesi, kes ootavad, neil on kauss ja lusikas käes, et kuidas nad saaksid selle kallale minna. Ja meie, sõbrad, peame selle raha kuidagi siis kokku kraapima, kui minister ütleb, et küll me selle 2 miljardit kuskilt leiame, see on ju ainult 2 miljardit, et küll me siis paneme mehed rahad kokku ja teeme selle raudtee ükskord ometi ära. Aga siinkohal täname teid kuulamast, kohtume taas nädala pärast, kõike head! Keskpäevatund.